Aga ega midagi, meil on 1 minut üle ja alustame siis. Alustame oma hommikuklubi. Nii et tere kõigile. Ja meie seekordne hommikuklubi on siis lõunase aja peale läinud. Ja ilmselt peame ka järgmine kord natukene aega muutma, võib-olla tegema veidi varasemaks, et alustama kell 9. Aga meie tänane peaesineja ruttas siia eelmiselt ürituselt ja teist võimalust ei oleks olnud. Kuid petturluse ja õigusruumi teemad on nüüd ikka väga teravalt tõusnud päevakorda praegusel kriisi ajal ja paremat võimalust ei ole, kui kuulata, mida sõber Leon meile räägib ja ütleb. No, Leon Glikman on väga kuulus mees. Meie aspektist vaadata me ei väsi rõhutamast, et Leon Glikman on ICC rahvusvahelise arbitraaži kohtu liige. See on kohtu juhtorgani liige ja enne teda on olnud Asko Pohla, nii et see on teine eestlane, kes selles kõrges institutsioon on koha sisse võtnud. Ja Leon Glikmani advokaadibüroo, ta on Glikman Alvin Levini büroos partner ja kõikide vägevate asjade tegija. Nii et Leon, põrand on sinu ja palun räägi siis, mis meie praegu toimumas on juristi ja advokaadi pilguga vaadates. Ma räägin sellest, millest me enne eravestluses rääkisime just, et kuidas praegune hädaolukord mõjutab tsiviilõigussuhteid. Ja võib-olla kui hakata pisut kaugemalt peale, siis eks ole on 2 kategooriat, eriolukord ja hädaolukord. Hädaolukord asendas praegu eriolukorra. See hädaolukord on hästi kummaline moodustis, mis ei tulene põhiseadusest, küll aga räägib põhiseadus eriolukorrast. Ja eriolukord, nagu me kõik märkasime, pani meile päris suured piirangud peale ja minu arvates need piirangud olid ka enamuses osas põhiseaduslikud. Kuna nakkushaiguse tõrje annab võimaluse isiku põhiõigusi piirata. Aga nüüd on kehtestatud hädaolukord, mis on selline väga kummaline õiguslik moodustis, mis ei rajane põhiseadusel ja mis võimaldab küll üsna mitmeid piiranguid jätkata ja ongi muidugi, nii kui avalik võim alati tahab, siis on ta võtnud ka, ütleme, sellest viimast. Mõned nagu piirangud on päris naeruväärsed, näiteks kõrtsude lahtioleku aeg on piiratud kella 10-ni, nii et enne kella 10 see koroonaviirus ei hammusta, eks ole, pärast seda see viirus justkui aktiviseerub. Ja on veel terve hulk igasuguseid idiootsusi, mida ei oleks tegelikult pidanud kehtestama ja mis ei ole üldse seotud viiruse tõrjega. Aga see selleks. Kuna kõik on ettevõtjad, siis ma võib-olla räägin, kuidas nimetatud olukorrad võivad mõjutada meie igapäevaseid tsiviilõigussuhteid. Ja võib-olla kõige põhilisem, eks ole, mis on saanud löögi, on kinnisvaraturg, eriti aga üüriturg. Sest vahepeal olid paljud kaubanduskeskused kinni tänu riiklikule ediktile, eks ole, praegu kehtivad ikkagi piirangud ja nii edasi, nii edasi. Nii et päris selgelt on tunda, et see kogu turg on paratamatult alla viidud. Ja nüüd üldse tekib nii üürisuhetes kui ka igasuguste muude kaubanduslepingute puhul, eks ole, küsimus, et millisel juhul saab nüüd keelduda oma kohustuste täitmisest ja millisel juhul saab näiteks taotleda hinna alandamist ja nii edasi, nii edasi.
Kuna see periood on olnud nii lühikene, siis muidugi mitte mingisugust kohtupraktikat pole seni tekkinud. Ja kuna enne sarnaseid olukordi pole olnud, siis ma võin lihtsalt tuletada neid tagajärgi pigem õigusteooriast ja kohtupraktikale mul on väga raske siin tugineda, kuna selle kohta mitte midagi ei ole. Esimene küsimus kohe, mida me kõik teame, et kas saaks kohaldada võistparagrahvi 103 ehk vääramatut jõudu, force majeure'i. Ma ise ütleme väga kahtlen, kas koroonaviirus või sellega seotud valitsuse meetmed on aluseks force majeure'i kohaldamiseks. Ma arvan, et pigem mitte. Üldiselt õigusteooria ütleb niimoodi, et rahaliste kohustuste täitmisel ta ei kehti. Muudel juhtudel võib-olla küll, kui on mingisugused kaubatarned, eks ole, kinni jäänud valitsuse diktide tõttu, siis võib-olla on võimalik seda vääramatu jõu klauslit kohaldada. Aga jah, pigem, eks ole, selliste kaubatarnete puhul. Nüüd teine võimalus on see, et võlaõigusseadus näeb ette sellise sätte, mis räägib poolte lepingulise vahekorra muutumisest ette nägematute asjaolude tekkimisel. Tavaliselt seda sätet kohaldatakse just hinna alandamise puhul ja just üürihinna alandamise puhul. Jällegi, see on nimetatud võlaõigusseaduse paragrahv 97 praktika on väga põgus ja tavaliselt Riigikohus ei ole seda paragrahvi väga rakendanud. Nii et jällegi, pigem ta ei ole antud olukorras maksukohustuse vähendamise alus. Ja siis viimane, millele nüüd üldiselt turuosalised saavad tugineda, on see võlaõigusseaduse säte, mis võimaldab üüri vähendamist. Me kõik teame, eks ole, et üks üüri vähendamise põhjus saab olla, et asi ei vasta nõuetele. Aga sama paragrahv näeb ka ette, ma kohe vaatan, mis oli paragrahv 296, mida on väga harva rakendatud, räägib sellest, et üüri alandamise aluseks saab olla ka kasutustakistus, mis ei ole seotud, ütleme, otseselt sellest üürileandjast. Nii et võib-olla, kui te midagi üürite, siis uuesti eriolukorra kehtestamise puhul võib-olla annab see aluse nagu üüri alandada, aga ma kardan, et sellise tavalise office'i töö puhul selline nõks kohtus läbi ei lähe. Välja arvatud juhul, kui nüüd on tõesti tegemist sellise situatsiooniga, kus isik lihtsalt ei saa oma äritegevust vastavates ruumides teostada. Ütleme, kui eks ole, kui valitsuse egiitiga pannakse kogu kaubanduskeskus kinni, siis on nagu nimetatud säte võib-olla kohaldatav, aga juhul, kui me oleme siin lihtsalt oma office'tes ja saame teha ka kodutööd, nagu mina praegu, eks ole, teen, siis pigem see võimalus langeb ära. Nii et ma arvan, et tegelikult kui sellel häda- või eriolukorral on mingisugune mõju sellisele igapäeva majandustegevusele, siis ma arvan, et jah, kõige enam kas siis üüriturule juhul, kui isikul üldse puudub võimalus nimetatud pinda kasutada või siis jah, tõepoolest kaubatarnete puhul samuti. Lennundusest ma ei hakka rääkima, seal kehtivad täiesti eraldi reeglid ja neid ma ka ei tunne. Et äkki ma vastan teie küsimustele, sest elulisi situatsioone on nii palju, et kõik on raske ette näha. Ma alustaks siis esimese küsimusega, et värskelt on väljas ICC vääramatu jõu ja kitsikuse reeglid. Nüüd kuu paiku või 2 nad tulid.
kui lepingusse kirjutada sisse ja kasutada neid SEC reegleid, kuivõrd mõjusad ja kuivõrd käituvad nad on? No ikka nad on, kui ütleme majandus- ja kutsetegevuses tegutsevad isikud viitavad mingitele reeglitele, siis need muutuvad selle lepingu lahutamatuks osaks ja loomulikult tuleb sellele ka viidata. Minu isiklik soovitus on veel, et kindlasti märkige ära, et tegemist on eritingimusega, sest isegi kui tegemist on majandus- kutsetegevuses tegutsejatega, kuid leping on tiražeeritud ja just eriti selline blanketne viiteline, et siis isegi sellisel juhul väga tihti hakkab tehingu teine pool tuginema sellele, et tegemist on tüüptingimusega ja et on kahjustava tüüptingimusega, et tema ei teadnud seda reeglit, kirjutas alla, eks ole, poolautomaatselt ja nii edasi, nii edasi. Aga kui on majandustegevuses tegutsevad isikud ja ta annab allkirja selle kohta, et see on läbi räägitud eritingimus, siis ta kindlasti kehtib. Samamoodi nagu kehtib, eks ole, incoterms, eks ole, kui sa viitad ikka konkreetsele incotermsi terminile, siis on selge, eks ole, et ta kehtib, kuigi ta ei ole inkorporeeritud, eks ole, siseriiklikusse seadusesse. Aga see, nii palju, kui ma vaatasin seda, nüüd ütleme ICC klauslit, ega ta väga meie sellest võlaõigusseaduse paragrahvis 103 ei erine. Võlaõigusseadus on, eks ole, jällegi kopeeritud BGB pealt, mis on jälle saksa õigusest. Nii et eks ole see põhikriteerium on ikkagi, et isik ei saa seda mõjutada, et on ette nähtamatu ja nii edasi, nii edasi. Aga kindlasti tähendab vastus küsimusele, et kindlasti võite viidata, veel parem tõstke sisse, eks ole, siis ei teki seda tüüptingimuse probleemi. Nii, palun, kes tahab küsida? Palun, Põrand, teie küsige. Vaikus. Ulvi, sul ei ole küsimust? Okei, ma küsin ise siis. Vaata, igal sügisel on üks populaarne üritus Helsingis, Nordic Business Forum, ja sinna läheb siis tavaliselt 1000 eestlast ja sinna kokku siis koguneb 7000 inimest ja ettevalmistused siis tänavuseks on kõik käimas. Korraldajad Soome poole pealt ei ole öelnud, et midagi ära jääb. Ja nüüd on nendest ettetellijatest on mingisugune ports olemas, kellel on arved välja antud ja kes keelduvad nüüd praegu maksmast. Ja toovad näiteks niisuguse põhjenduse, et ma ei saa edasi müüa su pileteid, sest minu kliendid küsivad, mis on sinu garantii, et ma Helsingis ei saa endale külge viirust. Helsingi pool, selle Nordic Business Forumi pool ütleb, siin pole mingit juttu. Meie esialgsed müügitingimused, mille alusel on teil see tellimus tehtud siin kuid varem, need kehtivad ja palun makske aga ära ja ärge jutustage üldse. Mis sa sellisest situatsioonist arvad? Kas mittemaksmise eest tasuks edasi võidelda või peaks alla andma? No ega arve iseenesest, eks ole, maksekohustust ei tekita. Võis paragrahv 3 loetleb, eks ole, mis on maksekohustuse alused, arve nende hulka ei kuulu. Selle arve kirjutatakse ikkagi välja lepingu alusel, eks ole, enne tekib maksekohustus, siis esitatakse arve. See muidugi on võimalik ka kokku leppida teistmoodi, eks ole, et maksekohustus algab arvest, aga reeglina, eks ole, ennem on leping ja siis on maksekohustus. Nii, nüüd sõltub, kuidas te olete selle lepingu lihtsalt vormistanud. Ilmselt te ei oleks selle lepingut alla kirjutanud, vaid seal on oferdi aktsepti vormis ilmselt mingi kirjavahetus, eks ole.
olemas, et teie tagate, eks ole, selle osaluse seal foorumil ja eks ole, tema maksab selle eest. Noh, kui ta on sellise rahalise kohustuse seal võtnud, see sõltub sõnastusest, siis pigem on tal kohustus maksta. Muidugi selle kirjavahetusest tuleneva kokkuleppe alusel, mitte eks ole arve alusel. Kui tal on kohustus maksta, muidugi selle saab sisse nõuda. Nüüd see, et ta kardab, nõuab garantiid, et ta ei saa koroonaviirust, no see ei ole väga tõsine, eks ole, argument. Teine küsimus on see, et mis siis juhtub, kui see üritus jääb ära, eks ole, aga ta on maksnud. Et ilmselt tal on õigus siis rahana tõenäoliselt sõltub jälle lepingust tagasi nõuda. Nii et tuleb vaadata seda kirjavahetust, kuidas teil see leping formeerus. Nojah, need leping formeerus niisuguste üldtingimuste alusel, eks neil olid müügitingimused väljas, mida nad ühepoolselt on lõdvendanud, nad on andnud pikemaid nagu maksetähtaegasid ja kõik. Ja nad on ka viivitanud arve väljakirjutamisega, olles ise ka ilmselt segaduses, mis nüüd ikkagi toimuma hakkab. Sest korraldajatel on ju ikkagi uskumatu vastutus tõmmata üle maailma sinna 7000 inimest kokku praeguses situatsioonis. Minu arvates ei ole vist niisama naljaasi. No see on nagu Saaremaa lugu, jah? No jah, ja... Natuke suurem. Natukene tõsisem ja oht seda suurem, sellepärast, et sinna tulevad ju esinejad, maailma tipud kõik kokku ja tohutu inimeste tihendus ja kogu aeg uhkustatud selle suure osalejate arvuga, mis nüüd on saanud saatuslikuks. No see sõltub muidugi ka mida, eks ole, see on Soome jurisdiktsioon, Soome riik, eks ole, otsustab, et kas ta lubab seda või mitte. Kui nüüd tuleb tõesti mingi valitsuse edikt, ütleb, et keelame selle ära, siis on täitsa jälle uus situatsioon, eks ole. See lepingu suhe nagu sõltub väga palju jälle sellest, mis Soome riik ütleb. Seal tekivad täitmise võimatused ja on igasugused muud juriidilised võimalused. Sisuliselt on ju ka see koroona toonud kaasa täitmise võimatuseks, sest keegi lihtsalt ei julge ja keegi ei taha sinna minna. Ja täiesti põhjendatult kedagi ei saa sundida sinna minema, eks ju. No pigem küll, ma ütlen jah, seda tuleb vaadata neid üldtingimusi. Üldtingimuste puhul on niimoodi, et reeglina saab neid üldtingimuseks nimetada, kui üks pool on füüsiline isik, eks ole. Füüsilise isiku suhtes on need tiražeeritud tingimused, alati üldtingimused ja neid on suhteliselt lihtne ka vaidlustada. Saab alati öelda, et ta on kahjustav ja mitte ette nähtav ja nii edasi, nii edasi. Kui nüüd teine pool on juriidiline isik, siis nagu kohtupraktika lähtub teistest alustest, eks ole. Juriidilise isiku puhul eeldatakse, et need kehtivad, aga mitte alati. Nii et vahel saab tüüptingimuseks nimetada ka kahjustavat tingimust, mis puudutab juriidilist isikut. Eriti kui need, ütleme, poolt see kauplemisvõime on nagu erineva kaaluga. No see on huvitav situatsioon, mis sealt hakkab tulema. Tähendab, kõigepealt üldse, nad on väga uhked, ma kutsun seda Jyväskylä poistebändiks. Ja nad olid hästi noored, kui nad siin 7 aastat tagasi Jyväskyläs alustasid. Ja kuidas nad väga uhkete meetoditega siis aga päris hästi startinud üritusest tegid niisuguse maailma tippürituse. Ja Jyväskyläs sai siin 4 aastat tagasi enam Jyväskylä nii palju rahvast vastu ei võtnud. Meil oli seal üle 3000 inimese. Siis kõik need müüginipid, kuidas nad müütavad viimasel päeval järgmise konverentsi pileteid ja põnev oli, kui nad siis kolisid Helsingi messuhalli ja seal oli siis mingi 4000 kohta oli suures saalis, need olid juba detsembriks, eelmise aasta detsembriks välja müüdud, siis poisid käisid seal messuhallis ringi, nägid, siin on üks ruum, oot, mis ruum see on?
oot, võtame seina maha ja tekitasid niisuguse second seatingu ja said 800 kohta juurde ja 5000 inimest panid sinna kokku. Ja ma mäletan, kui esimest korda seda tehti ja tuli üks Ameerika kandi või Inglismaa lektor tuli lavale, vaatas siis selle suure saali poole ja siis üle õla näitas sinna tagumiku poole sellele second seatingule ja küsis, aga kes need siin on? Mida nad siin teevad? Kas need on rootslased seal istumas? Ja teenis muidugi suure aplausi. Ja nii on nad uhkelt seda asja kasvatanud, kuni nad pilpidi lõhki minema, sellepärast, et ma ei usu, et lähimatel aastatel on üldse võimalik 7-6 tuhat inimest kokku ajada, eks. Olgugi, et meil mälu on lühikene ja need asjad lähevad meelest ära ja hirmud kaovad, aga praegu on asi ikka tõsine. Ja tõesti, mina mõtlen hirmuga ja mina sinna mingil juhul ise ei läheks, sellepärast, et tõesti see inimeste tihedus on suur. Vaatamata sellele, et kutid on vapustavalt hästi saanud hakkama ka selle inimeste arvuga. Ei kuskil, ei pissimajas, ei kohvi järjekorras, kuskil ei ole midagi hullu. Kogu seda massi on väga uhkelt niimoodi käsitletud ja suunatud ja sätitud ja kõik on kenasti välja tulnud, aga nii et neil jäi ära juba, nad teevad väiksemat üritust Stockholmis kevadel, see jäi juba ära, aga seal oli neil uhkelt kindlustatud, nii et nad said kindlustusest õige palju valuraha tagasi. Ja nüüd on siis see uus katse, kus ühtegi lippu veel ei ole ametlikult välja pandud, et see ära jääks, et nad ootavad valitsuse otsust ja nõuavad piletide eest maksmist karmilt. Vaat niuke lugu. Aga mina jäin jutustama, sõbrad, palun, kellel on küsimusi Leon Klikmanile. Mina küsiks, mul tekkis üks seos siin natukene, et eriolukord ja häiritud kaubatarned ja vaataks seda poolt maksmise poolt, eriti akreditiivivormi ja dokumendi inkassovormi, et need hakkavad nagu olema seotud. Et kuidas pangandusmaksed on häiritud või muudetud sellest eriolukorrast läbi tarnimist. Ma ei pea silmast laenu asju, aga just... Ma pole küll kuulnud, et oleks nagu neid pangandust mõjutanud, aga see on selles mõttes väga hea küsimus, et üldiselt õigusteooria ütleb, et need force majeure'id ja eriolukorrad üldiselt ei tohiks mõjutada rahaliste kohustuste maksmist. Ütleme, siin on väga raske nagu vabandatavusele tugineda. Teine küsimus on jah, et jälle see läheb väga pikaks õigusteooria, aga pigem, kui näiteks tarne muidugi on häiritud, siis pigem ma tugineksin vastu viivitusele. Kuna üks pool ei ole täitnud, siis ma ei täida samast lepingulisest suhtest tulenevaid kohustusi. Nii et, ma ütlen seda ekspromptse sõltub väga paljudest asjaoludest, aga see vastu viivitusõigus on ilmselt tugevam praegu, kui see force majeure. Okei, aitäh. Nii, palun veel, sõbrad. Kuidagi kõigil läheb väga ilusti ja muresid ja probleeme ei ole. Või olukord on niivõrd lootusetu, et pole siin midagi küsida ega abi tahta, et kuidas on, kuidapidi on rõõmupidu või on häda ja õnnetuse aeg. Ülle, kuidas sinul läheb Norraga kogu see tegemine ja asja ajal? Kõik seisab ilusti, mitte midagi ei lähe. Kõik seisab. Aga mida inimesed teevad? Inimesed on kodus. Sinu töötajad. Poed on ju kinni ja tellimusi ei ole, laatasid teha ei tohi. Kõik seisab.
Miks ei saab? Ja sa oled veel nii rõõmsa näoga selle juures. Riik on päätnud. Mis siin ikka teha? Ka see kurvastamine ka ei aita. Kui aitaks, küll siis kurvastaks. Okei, läheme, vaatame, kes meil veel rääkida tahab. Niimoodi. Ann Raun, kas tahad midagi küsida? Halloo? Vaikus. Ulvi, sina tulid kaugelt Pärnust. Pärnus on kõik, kas Pärnus maski kantakse? Mikrofon on kinni. Kas nüüd kostab? Nüüd kostab. Ja ma tahan öelda, et Pärnus hakatakse apteekidele maske tagastama, apoteeka kalleid maske. Et siin üks õhtu televiisoris AK-s näitas, et nad ei vasta nõuetele, neid võib tagastada ja neid viiakse nüüd massiliselt apteekidesse. Aga muidu on Pärnus kõik kena, päike paistab ja mis tegelikult nagu ahistab on see, et ei pääse Eestist välja, et ei saa ka Euroopasse kuskil. Et kas see nüüd on ikka kõik päris õige, et niiviisi lennukeid ei lasta lennata ja et siis iga nädal natukene vaadatakse nimekirja, kuhu tohib minna ja kuhu mitte. Et see pigem häirib. No vaata, kui nii ilusas kohas elatakse nagu Pärnu, siis muidugi tahad veel ilusamasse kohta minna. Ja. No mina püüan homme Pärnusse tulla. Leon, kas sina oled Pärnus käinud või nüüd sul on teised siitkohad ees? Ei, olen käinud küll jah, mul on seal suvekoda olemas nüüd. Ainuke, mis häirib on jah, see kõrtsude kinnipanek kell 10, täielik idiootsus. Inimesed peavad millegi pärast kodus jooma, ma ei saa või. Ja kodus läheb rohkem, jah? Aga tuleb odavam, nii et... No Eestis eriti jah, Hispaanias ei ole nii suurt vahet. Aga... Ma ütleks kommentaariks juurde, et Leoni büroos, et Klikman, Alvin Levin büroos on veel kangeid vendasid ja seal on Leoni kõrval on teine partner või kolmas partner on Paul Keres ja teeb siin võimsaid tegemisi ja Paulil on tegelikult siin ja Eesti rahval ka on tegelikult kurb tähtpäev siin praegu nendel päevadel just toimumas. Et see meie rahva suurkulu, Paul Keres senior, juuni esimestel päevadel siis tema süda lõpetas Helsingis tuksumise ja tuli see tohutu kurb lein, mida ma hästi mäletan ja see tohutu rahvamass Pauli Keres saatmas. Ja kui sinna otsa siis veel Georg Ots tuli ka, siis olid Eesti rahval 2 väga suurt kaotust, mis on 45 aastat tagasi juhtus. Ja. Et niisugune repliik siia juurde. Aga aitäh, Leon, et ma räägin siis natukene sellest ICC Commercial Services. Okei, tänan ja head nädala lõppu. Aitüma. Aitäh. Hea nädala lõppu. Ikka head. Nii, ma jagan natukene ekraani ja vaatame, kas teile nüüd tuli üks pildikene. Ja siin on üleval siis niisugune organisatsioon nagu ICC Commercial Crime Services. Asub see organisatsioon Londonis, on aastaid tegutsenud, see on niisugune tugev ICC osa, ja eriti kehvadel aegadel on see koht, kust võib palju tuge saada. Ja näete, see Commercial Crime Services koosneb siis 3 allüksusest ja esimene allüksus on International Maritime Bureau, mis tegeleb mereasjadega, siis teine on Financial Investigation Bureau, mis tegeleb arveldustega, mis tegeleb pangapettustega, aga mis tegeleb ka rahapetuga, nii et ka selle poolega siin tegeletakse. Siis on võltsimise uurimisbüroo, Counterfeiting Intelligence Bureau
Ja on veel üks huvitav üksus, on petturite võrk või pettuse võrk, kus on üle maailma advokaadibüroodest inimesed liikmed ja kus petturluse dokumente, lugusid, asju jagatakse ja üksteist toetatakse. Eestist ei ole kedagi sellesse võrku astunud. Põhimõtteliselt on võimalik saada selle ICC Commercial Crime Services liikmeks ja valida, siis nad soovitavad ka, et valida välja, mis siis sellest profiilist kõige rohkem sobib. Kellel on mereasjad tähtsad, kellel on võltsingud ja intellektuaalne omandeks, kellele arveldused, akreditiivid, pangad väga vaatavad selle Commercial Crime Services poole. Ja nüüd annab ta välja, siis kõige muu kõrval annab ta iga kuu välja niisugust bülletääni ja mida ma kavatsesin teile natukene refereerida, aga ma refereerin teda ilmselt sügavamalt ja pikemalt ja räägin üldse sellest kommertskuritegevuse asjast natukene pikemalt. Üldiselt on ICC juba aegade algusest peale tegelenud kommertskuritegevuse püüdmisega ja oma liikmeskonna informeerimisega. Ja üks niisugune tüüpiline joon kogu sellel petturlusel on see, et petturid hakkavad tegutsema teatava väliselt ja ühtemoodi professionaalselt. Siin on läbi aegade käinud need suhkrupetturlused, siis ICC andis välja kohe Sugar Frauds, andis õpetuskirja välja ja midagi ei olnud öelda. Ühesõnaga, need suhkrupetised tõepoolest dokumendid olid neil ühtemoodi tehtud ja pöördumised ja kogu see stiil käis ühtemoodi. Ja mul on tegelikult kaks kes kohtudes tuletavad seda suhkrupetturluse lugu meelde ja on väga tänulikud, et tookord konksu otsast sai päästa. Nüüd praegusel hetkel on asi läinud hoopis hulluks ja seda ka selles värskes juunikuu bülletäänis räägitakse ja rõhutatakse ja korratakse eelmisi kriise, et kriisiajad on need kohad, kus petturlus hakkab möllama ja petturlus hakkab kasvama. Ja kui te oma meili vaatate või oma postkasti vaatate, siis näete, ühesõnaga, mis teil seal tuleb, kui palju teil tuleb arveid maksmiseks ja kui palju tuleb investeeringupakkumisi ja mida kõike veel. Nüüd minul on siis 4 korda tulnud suur kaastunde avaldus nimeliselt ja isiklikult, et meil on väga kahju, et teid vallandati teie ametikoha pealt ja pöörduge, et me saame teid aidata ja kompensatsiooni küsimuseks, et pöörduge sellel aadressil. 4 korda rohkem mul seda ei ole tulnud, aga 4 korda on siis mulle see vallandamisteade ka tulnud. Ja nüüd oli üks huvitav lugu, üks Pärnu mees on meie poole pöördunud ja saatis pikad dokumendid. Ja miks ta need saatis ja miks ta meie poole pöördus? Väga lihtsalt sellepärast, et ta sattus nüüd ühe investeerimispetturi otsa. Nad koos abikaasaga maksid sinna mingid rahad ja veendusid, et neid on petetud ja hakkasid siis nagu abi otsima. Ja nüüd abi otsides vaatasid seda mängu, politsei muidugi saatis nad puu otsa ja ütles, siin pole mitte midagi teha. Ja abi otsides siis nad vaatasid internetis ringi. Ja internetis siis nägid, et kirjutasid, et kes oskab aidata, nad on vahele jäänud ja kohe tuli siis pakkumine, ja ma tean, et näed, see lahendas mul need asjad ära ja aitas mul supist välja tulla. Ja nad siis pöördusid siis selle aitaja poole ja nüüd aitaja aga hakkas siis suur tegevus pihta, kusjuures aitaja siis väga professionaalselt seletas, et siin ei ole midagi teha, et peab ICC arbitraaži pöörduma. Sellesse samasse arbitraaži,
kus Leon Glikman meil kohtuliige on ja mille kontor ja peakorter asub Pariisis. Ja nüüd siis selle ICC kohtu vormide peal, avalduse vormide peale ja kõigele olid siis täidetud need kohtusse pöördumise avaldused ja ma hakkasin siis mehele seletama, et see peab olema nüüd täielik. Meile saatis ka, ütles mind on vist jälle petetud, eks. Saatis need paberid ja ma hakkasin siis mehele seletama, et arbitraaži ei saa niisama pöörduda. Et arbitraaži minekuks peab olema poolte kokkuleppe, muidu ei võta arbitraaž asja vastu. Aga teil ju ei ole mingisugust nõusolekut ega midagi teiselt poolt ei ole. No ja siis küsisin, aga teine asi, et ma näen, et siin ei ole nendel paberitel mingit kaasuse ega case'i numbrit tekkinud. Et see on viide sellest, et see on kõik üks bluff ja paljaste paberite täitmine ja see kaugemale pole läinud. Ja siis ütlesin talle, et aga järgmine asi, mida teil kohe, et kui arbitraaž võtab asja arutelud, siis ta nõuab teil käest lõivu. Ja kas te lõivu olete maksnud? No ja siis tuli välja veel kurbloolus, et vaene mees oli siis sellele aitajale maksnud siis seda nõnda nimetatud ICC kohtu, arbitraaži kohtu lõivu ka veel $5000. Jah, sinna tuli maksta dollarites, seda küsiti dollarites. Ja huvitav on muidugi kogu selle kurbloo juures see, et nüüd see aitaja suhtleb ja aitaja vastab pöörduste selle abistaja poole vist seal kuskil 2018 ja ta meilidele vastab, aga need asjad ei ole mitte kuhugi liikunud ja see jutt tuleb siis, et asi on arbitraažis ja vastus veel ei ole ja umbes nii. Vaat niisugused asjad juhtuvad ja see on tegelikult praegu koht, sõnaga, kui mõni arvab, et sellest ICC liikmelisusest ei ole tuhkagi kasu, siis just nendel kriisiaegadel, kui sa ei tea, kes on kes ja jama ja peturlust ronib kui vahtu ülesse, siis kuulumine usaldusväärsesse organisatsiooni on ikkagi tõeline tegevusgarantii ja aususe lipik. Ja ma imestan, et kui mõni siin muretseb, et mul ei ole 300 või 400 eurot liikmemaksuraha ja hakkab kiirem just praegusel ajal põgenema. Meil on 23. juunil tuleb ICC maailma nõukogu, World Council, see on siis meie juhtorgan, see on siis esimest korda toimub ta internetis ja see on ka koht, kus siis kõik meie liikmed on ju topeltliikmelisusega. ICC Eesti liige saab ka suure ICC liikmeks, mis on tegelikult võimas sõna ja see vormistatakse iga aasta juunis toimuvatel siis sellel maailma nõukogul. Ja seal ka kustutatakse vanasid. Nii et kes on siin meil pattude pärast pidanud me ridadest lahkuma, siis teadku, et väga pidulikult see nimekiri läheb hääletamisele, kes uueks liikmeks saab ja kes sealt välja võetakse. Näiteks selle protseduuri on meie uhke Swedbank teinud läbi ja niisuguse rahapesu tausta juures muidugi ei tule kõne allagi, et saaks olla ICC liige. Nüüd veidikene veel. Nüüd ma näitan teile veel ja vaatame siis, mida siis teeb see sõber PIRASI. See on International Maritime Bureau. On siis üks üksus. Nad kõik asuvad Londonis. Nad asuvad Londonis ühel kohal ja üks, millega siis tegeletakse, on see piraatlus. Ja piraatlus ja vaatame seda toredat asja. Meil tuleb suur kaart ette kohe, helekollased on siis rünnaku katsed, tumekollased või oranžid kus on siis piraadid on ikkagi ohvri pardale juba saanud, sinised on tulevahetusega lood, siis on inimröövid, see punakas ja lilla on siis kahtlusalune laev. Ja vaatame seda lugu. See on nüüd
tänavused värgid. Ja mida me näeme? Näete, siit Aafrika idarannikult on see raskuspunkt ära kadunud. Eks siin tehti ja riigid olid ju kohutavalt hädas, et meeletu piraatlus käibs, aga see Lõuna-Hiina meri, näete, see on endiselt koht, kus see oli enne, kui Aafrika ja rannik madinaks läks, oli Lõuna-Hiina merel ja ka igasuguseid võimsaid kaitsevahendid on läbi ajaloo leiutatud just siin Lõuna-Hiina merepiirkonna piraatide vastu. No näiteks üks vahepeal leiutatud kaitsevahend oli niisugune madalsagedusliku heligeneraator ja mis käivitati, kui piraadid olid laeva pardale jõudnud, siis meeskonnal olid kõrvaklapid ja kaitsevahendid selleks, aga generaator käivitati ja piraadid hullunult kargasid vette. Miks neid seadmeid massiliselt ei kasutata, seda ma ei tea, võib-olla nad olid nii kallid või leiutasid piraadid mingid kaitseabinud nende vastu. Aga vaadake nüüd, kus nüüd toimub madin. Nüüd on siis see suur madin on siia Guinea lahte koondunud ja näete, siin on kõik tõsised, kõik on pardale on saadud, mõni üksik, näete, üks kollane on siin sees, vaatame lähemalt. Need on kõik tänavu aasta juhtunud. Need on kõik tänavu aasta juhtunud, nii et praktiliselt võib öelda, et iga nädal vähemalt üks mingisugust kaks kallaletungi on sellel aastal toimunud. Rohkemgi veel, sest neid juhtumeid on väga palju. Nii, kas tahab keegi küsida midagi nende juttude pinnalt? Mõte nagu tekkis sinu juttu kuulates. Siin auditeerin Saksa suurfirmade tellimusel tarnijaid või võimalikke tarnijaid Saksa ettevõtetele. Sealt on järjest tihedamini hakkab kostma jutt, et Eestis ei ole, mis ta siis on inglise keeles, anti-kickback compliance'i põhimõtteid. Et need ei ole kuhugi seadusesse kirjutatud ja see siin on massiline. Ma ei kuulnud korralikult, et mida meil ei ole. Räägi. Anti-kickback compliance'i nii-öelda seadustatud ei ole neid tegevusi, tagasimakseid. Nii. Ja väga paljude Eesti ettevõtted ei saa sellepärast tarnijateks, nad ei saa eksportida, kuna öeldakse, et see piirkond siin ei ole nagu selles mõttes okei. Sakslastel on oma kogemus, et müües siia või osaledes siia Eesti ettevõtjad erinevad, teevad kohe ettepaneku maksta rohkem ja saada lääneriikides või mitte Eestis siis seda mingi osa rahast tagasi. Kas meil on üldse keegi sellel teemal hakanud rääkima, et see nagu seadustesse jõuaks? Et see ei ole väga seaduslik lugu ju, kui sa niisugust võltstehingut teed. Ei olegi, aga seadus seda ei reguleeri meil. Ta ei lähe selle klassikalise, mis meil on see antikorruptsiooni teema, jah. Sinna ta nagu ei kvalifitseeru eriti. Ehkki ta on sarnane teema. Tegelikult tasuks vaadata, ma ei tea peast, ICC-l on ju ka need korruptsioonivastased reeglid ja kas seal taolised asjad on ka kirjutatud ja et see on põnev küsimus. Tegelikult ju see ei ole ausa kommertsi osa niimoodi käitumine ja petetakse ju kõiki. Muidugi ta ei ole, aga see on ju teada, et Eestis on ta hästi levinud siin sees, vallavalitsused, mida iganes, aga nüüd on ta nagu ulatunud ikkagi Kesk-Euroopasse, kus ei soovita Eesti tarnijaid enam sellel põhjusel, et siin on asjad segased.
väga huvitav informatsioon, aga meil on asjad segased ka teiselt poolelt. Et ma pidasin siin panga inimestele siin loenguid ja ma rääkisin sellest kehvast impotentsi tundmisest ja tagasihoidlikust tehingu tasemest. Ja panga inimesed kukkusid siis kõik hoogsalt kaasa noogutama ja ütlesid, et ma räägin veel liiga pehmete sõnadega, et see, milline on Eesti eksportööride tehingutase on lihtsalt masendav. Ja kui siis hakatakse tähelepanu juhtima, kui pank ütleb, et kuulge, et kuidas te niisuguse lepinguga lagedale lähete, siis teatatakse ülbelt, aga milles küsimus, mulle ju maksti, ma raha sain. Nii et kogu selle tehingu poole peal on meil probleeme maa ja ilm ja seda päris professionaalsust näed mitte kuidagi ei taha. Meie oma sisemine äristiil seda ju soodustab, et paljud ettevõtted teavad, mis asi on tellivus Eesti siseselt äris. Tellivus, vastuvõtt ja arve. Kogu see ahel on täiesti Eesti sisesest rääkida ikka päris udune. Ma käin siin hästi palju ettevõtetes ja paljud ei saagi aru, miks seda tellivust üldse vaja on ja kuidas ta seob nagu tehingut ja paljud ei saa aru seda, et me ju tegelikult sõlmime lepingu pakkumusnõustumusvormis. Ja kogu see teema on väga madala teadlikkusega. Ja see annabki nüüd tunda, import-tehingute puhul see päris enam nii ei käi, eks ole, või tähendab, ei olda sealpool harjutud sellise stiiliga, kus keegi kirjutab meili teile, et okei, saada ära või keegi telefonikõne. Nii saab põhimõtteliselt, eks ole, see kirjavahetusest tekkiv see ofert accept, aga see ei ole päris nagu see stiil ikkagi, mis peaks olema. Jah, meil täna neid inimesi siin ju kuulajate hulgas ei ole, keda see lugu puudutab. Ja ma olen ju seda pikkade aegade jooksul näinud, eks, kui need uued ajad hakkasid ja kui meile siis voolas siia sisse seda vahtu ja välismaalt ja imestasid, et kuidas, et nad tulevad ju läänest ja kuidas nad niisugust suppi teevad. Ja mõtlesid, et see on alguse vaht, et küll see ära kaob, aga seda topeltmoraali ja üleolevat suhtumist on ju sealt poolt siiamaani tunda ja kõige tõhusam vahend selle vastu on ja kõige tõhusam vahend selle vastu ju tegelikult on ikkagi sinu suur kompetentsuseks. Kuidas? Kas teie seda siis ei tea, et need asjad niimoodi käivad, kui siit poolt öelda ja see kutsub muidugi teist ka. Niuke lugu, keegi tahab minuga hirmus rääkida. Jah, mul nagu ei sain tõesti aru. Vaat niuke lugu. Nii, mida veel on põnevat rääkida? Üle sinu elud siis nagu seisid, sina, Janus, kontrollid siis ja annad tarnegarantiisid oma Saksamaa suguvendadele. Jah, nüüd läheb keeruliseks, et nad tahavad järjest rohkem Venemaaga äri teha või tähendab Venemaa tarnijad, tehased, tootjad on väga hinnatud tegelikult Kesk-Euroopas. Eriti, mis on hästi huvitav, tarne täpsuse pärast. Seda on ka päris. Jah, ma olen nüüd käinud päris paljudes Venemaa, mingites seal, kes toodavad siis midagi, mida iganes. Muidugi nad on suured juba, aga nende, mis ma olen tähele pannud, siin 10-aastase teemaga, et nende, nii nimetame seda siis kvaliteedijuhtimiseks või juhtimiskvaliteediks, see on läinud väga kõrgele tasemele. Nad õpivad Ameerikast, USA õpikute järgi Euroopast ja rakendavad sellega väga kiirelt oma ettevõtetes ellu. Nende pluss on kindlasti see, et nad ei hakka lähenema niisugust skandinaavialikku kompromissi juhid otsima, vaid hommikust on niimoodi, kellele ei meeldi, võib ära minna. Ja see rakendub
No suhteliselt kiiresti, no ma ei taha öelda, et ilma valudeta, aga rakendub lõpuks päris kiiresti ja tagajärjeks ongi väga kvaliteetne asjaajamine või juhtimine. Ja see paistab välja, no see paistab ikkagi teisele poole, need, kes ostavad, need saavad ju aru, eks ole. Aga mis toodete puhul selline kvaliteedi ja professionaalsuse tõus on? Masinaehitus, ka ütleme valtsmetall, erinevad metallid siis, teras eelkõige võib-olla. Terase kvaliteet, Venemaa teras läheb järjest paremaks, eriti elektrotehniline teras. Noh, need on nüüd toote mõttes, aga see ei ole nagu määrav, et määrav on ikkagi see sama tehing ise ja see partneri kindlus. See, kus Eesti, noh, ma ütlen, Baltikum võib tervikuna võtta, ega siin suurt vahet ei ole. Et kus me eestlased ei kinnita tellimusi, nad tahavad jätta omale tarneajaks 2 nädalat mingit lohisemisaega. Samas kui Kesk-Euroopa ettevõtted tahavad tarnekindlust kinnitada või tarneaega kinnitada 15 minuti täpsusega. Et noh, me oleme nagu maha jäämas väga kõvasti. Ja tegelikult on seal taga juhtimine igal juhul, noh, protsesside juhtimine. No seda on põnev kuulda, jah. Aga kust kandi geograafiliselt saab seda piirkonda ka nimetada, kus need head Vene ettevõtted asuvad? Väga lai, et Irkutskist käisin seda Irkutski lennukitehast katsumas ja kuni siia lõunasse Leningradi või Peterburi omad ja väga laiali ikkagi. Ja Valgevenes üldse, Valgevene on hoopis teine veel omaette maailm, eks ole muidugi, jah. Valgevene on omaette maailm ja seda ma usun, et seal võib olla väga palju positiivset ja põnevat võib olla. Aga Venemaa kohta ma kuulen ikkagi, paljudel meil on ju ettevõtted ja tütred on Venemaal ja ega nad keegi ju ei rõõmusta. No seal on mis rohkem see teema, see suhe riigi ja maksustamise ja tollinduse ja kogu selle poole peal, et nähtavasti võõrastel ongi seal keeruline või mis see sõna on. Et ju neil omal venelastel endil on see asi selgem ja nad sealt selles katlas oskavad paremini ujuda nähtavasti. Okei, väga huvitava jutuga tulid Jaanus lagedale. On meil veel kellelgi midagi öelda või? Mina võin öelda Venemaa õmblus-tekstiili ja selle valdkonna kohta, et seal küll midagi olulist muutunud ei ole. Ei mingit täpsust ega mitte midagi seal. Ja sellega piirnevatel aladel nagu kergelt ka mööbel ja muud sellised. Seal on ikka samamoodi, ainult suhted mängivad ja muud ei midagi. Võib-olla see ei ole siis neile nii ekspordi teema momendil või ütleme suuremalt või kuidas see tekstiil on vist rohkem nagu Aasia teema praegu? Nad võitlevad seal hiinlastega muidugi väga tugevalt, sest et järjest rohkem tuleb ka Venemaal neid Hiina seadmeid sisse, mida varem ükski lugupeetud ettevõtja ei tunnistanud, aga nüüd on need uued ettevõtjad, need alustavad kõik Hiina masinatega aga samas mingit korda küll ei ole. Tekstiilitööstus on huvitav, ma olen tahtnud sellesse nagu kuidagi minna mõnda näha, aga mul pole ühtegi saksa või saksakeelset tekstiili. Ma ei tea, palju neid üldse ongi seal Euroopas tegelikult neid tekstiilitööstuseid teha. Hakkavad vaikselt tekkima, nii et hakkab ju koha peale. Šveitsis, kus tehakse neid eritekstiile igasuguseid. No Šveits ja neil on ka see Saurer, mis ta nüüd on see, kes neid seadmeid toodab. Aga ja nad kõik need ettevõtted, vanad tootjad veel mingil kujul tegutsevad selles mõttes, et kui üks läheb pankrotti, siis naaber võtab ta üle ja jätkab ja tagarosadega põhiliselt või siis ka masinatega. Seal ajalooliselt päris ära kadunud firmased on ikkagi väga vähe. No Leninile, ma Moskvas rääkisin seal, istusime, et Lenini ülikonna riied tuuakse endiselt Šveitsist. Nad vahetavad seda vist kas 3 kuu tagant ülikonda seal.
Nii nagu ta oli kunagi sealt mingis Šveitsi kuskil, ta ju elas seal, eks ole, jah, et armastas Šveitsi, ma ei teaks nüüd ülikonda või seda kangast, et siiamaani sealt samast kuskilt tuuakse talle ülikonna kangas ja pannakse selga. No see on võib-olla ammu valmis toodetud. Laos kusagil spetsiaalselt, seda ei tea, aga... Nii, kas tahab keegi veel midagi öelda? Aga selles valdkonnas hoopis eraldi on see, et just Saksamaa on üks nõrgemaid, kus võetakse üle meiliaadresse ja siis hakkavad tulema sellised imelikud meilid. Õnneks need ei ole ise sakslased, vaid nad on teised ja minul on päris paar ettevõtet, kus on tulnud niisugune, et enne arve maksmist täpsustage, aga see on ingliskeelne. Ma sakslastega ajan asju saksa keeles ja siis ma hakkan kohe vaatama seda meiliaadressi ja ka nimed on ju võimalik kohe üles leida, aga vahetevahel nad võtavad ka need õiged nimed üle. Aga nad ei suuda saksa keelt üle võtta. See toimub nüüd viimastel aastatel suurte firmadega isegi. Et see arvutivärk on Saksamaal suhteliselt nõrk ja need aadressi võetakse üle ja võib selle ohvriks langeda, kui ei vaata ja kui ei tunne inimesi ka. Muidugi. Saksamaal on ju teema, et väga paljud veel suhtlevad ju kirja teel, et nad ei loevadki oma, mitte küll need suurfirmad, aga loevadki oma meilikasti võib-olla kord nädalas või kord 2 nädala tagant, et nad ei tööta nendega ja siis vist see on. Nii hull see ei ole, aga ikkagi, kui nad tööl on, siis nad meilikaste vaatavad ja ka nad lihtsalt on üle uputatud meilidega, nagu see võtab aega. Aga just üritatakse ja isegi mul on siin üks väga konkreetne näide, kus kusagil 15 või 20 aastat tagasi oli üks väliseestlane Eestis ja tema kast võeti üle, ta läks Inglismaale ja siiamaani tulevad tema nime sealt kastist ikka veel meilid. Keegi ikka üritab veel midagi sama meiliga teha, sama meiliaadressiga. See oli eestlane ja ta läks Inglismaale. Ta siin abiellus, ma ei tea, kas korealase või hiinlasega ja üritas siin midagi õmbluses teha, aga ei õnnestunud ja läks Inglismaale. Et selles meili värgis on kõige rohkem sellist jama tekkida. Sealt muidugi on ka suurettevõtetel on ju see, et mis ma olengi tähele pannud, nad tahavad, et nende partnerid töötaksid SAP-is ikkagi. Et infovahetus liiguks mööda SAP-i andmebaase, mitte meilide teele. Et tellimuse kinnitamised, kõik liigub nagu nende info või ERP-ide vahel. Et põhimõtteliselt, kui siin on, mul on mitu juhust olnud, kui siin poolel ei ole niisugust SAP-iga ühilduvad tarkvara tarnijal, siis ei soovitagi nagu, ei taheta sellepärast koostööd enam teha. Siin ei peagi olema, mina töötasin ka selle SAP-iga niimoodi, et oli tellimuse vorm, läksin sinna sisse koodidega Saksa SAP-i ja sealt tellisin. Et selleks ei pea seda üldse siin olema, ei pea seda siin ka valdama, sest see on ääretult kallis süsteem. Nüüd on neil Eestis mingi esindus isegi olemas, aga üle 20 aasta kasutasin Saksamaa vormi ja SAP-i. Ma mõtlen, et SAP on ju iseenesest, teda polegi olemas, ta on ju üks ainult platvorm, mis tuleb üles ehitada. Aga ma peangi just, suurettevõtetel on see probleem, et nad saadavad hästi palju tellimusi välja, eks ole. Ühele tarnijale võib päevast tulla 20 tellimust ja siis nad lähevad segamini. Ja siis ongi vaja hoida mingisuguses süsteemis, et kui on üks tellimus nädalas, siis seda probleemi eriti inimene või keegi jõuab vallata, aga suurettevõtted tellivad ju päevas ühte seda sama asja, ühelt ja samalt tarnijalt ja paarkümmend korda kuskil. Ehk tegelikult tekib ühe sarnaseid tellimusi, mille ainus erinevus on number sisuliselt. Ja siis on vaja need kinnitada ja tarnida, et kogu aeg me räägime kogu aeg õigest tellimusest, et siis kui need tellimused ka saabuma hakkavad lattu või kuhugi vastu võtta, siis ta peab tulema ikkagi, see number on see, mis teda koos hoiab. Ja seal nad suurettevõtted ei taha või siis peab olema selline
majandustarkvara siin, mis SAP-iga kergelt suudab läbi puhvrite ühilduda. See on ka variant, aga Eestis nagu SAP-i spetsialistega nii vähe tegelikult. Suurettevõtted, välismaa suurettevõtted töötavad küll, aga riik ka. Aga enamus ei taha selle teemaga eriti teha midagi. See tundub, et see loogika saab standardiks praegu Euroopas kindlasti ise. Ta on niivõrd kallis, et seda paljud ei arvasta ja mina muidugi tegelen impordiga, siis oli see vaba juurdepääs koodid olemas. Sa said ise teha seal. Ei, SAP-il on ju nüüd odavaid variante ka, need Leonardod, mis seal on terve perekond väikeettevõtetele ka. Ei pea olema see 4.0, mis see on. Okei, sõbrad, aeg sai täis ja lähme lakku siis. Tuleval nädalal proovime veel teha ja alustame kell 9, sest koolitus hakkab kell 10, nii et Ülo hüüdsid midagi vahele või? Mis päeval see tuleval nädal on? Ikka neljapäeval, jah. Siis ma olen jälle sõidus. Laeva peal oled sel ajal, jah? Kell 10:15 on mul laeva peal. No siis sõida sadamasse ennem ja räägi telefonist, osale telefonist. See on keerulisem. Ilusat suve, ilm läheb soojaks ja elame veel. Kõigile. Nägemist, aitäh. Kõigile.